No tervist taas, et mõtlesin, et kuna Merilin tegi blogipostituse, et ma pean siis ka vlogipostituse tegema. Ega on midagi eriti näidata ei ole, see on nagu Slow TV, aga samas ma avastasin, et Gotlandi kohta on mingid naljad olemas, et võib-olla ma räägin ka paar tükki. Purjetamise mõttes muidugi sõitsime Faarasundist Vispisse mingi 50 miili ja 40 miili tegime krüssukurssi, aga seekord oli siis naine maas ja käik hea ja lõpus pidime 10 miili masinaga minema, kuna isu sai otsa ja tuul läks maha. Aga nii kaua, kui me siin pusime ja taustal on erinevad loodusvaated näha ning lõpuks ka Vispi sadamasse sisse sõits, ma räägin paar Gotlandi anekdooti. Nii. Sõber küsib sõbralt, miks sa Gotlandile kolisid? Sõber vastab, et sest mandrile ajasid inimesed närvi. No, aga siin ajavad lambad ka närvi, aga vähemalt nad ei kirjuta koosoleku kutseid. Turist küsib lambalt, kus Vispi on? Lammas vastab, mää. Turist, no kurat, isegi lammas räägib rootsi aktsendiga. Turist küsib, mis siin Gotlandil kindlasti ära peaks proovima? Kohalik vastab, lammas, suitsukala ja see tunne, et see pea ühelegi idiootsele e-mailile vastama. Sõber küsib, kuidas Vispi oli? Teine sõber vastab, ilus. Nii keskaegne, et isegi pohmell tundus ajalooline. Mees küsib naiselt, et kuidas purjetamine Gotlandile meeldis. Naine vastab, ma oksendasin välja isegi need asjad, mida ma veel polnud söönud. Naine ütleb mehele, viime suhte uuele tasemele, lähme Gotlandile. Mees, kas see on romantiline? Naine vastab, ei, aga vähemalt saan siin mere äärde maha jätta. Gotlandlaselt küsitakse, mis on elu mõte? Gotlandlane vaatab merd, sügab kukalt ja ütleb, ära usalda praami, ilma ega inimest, kes ütleb, et joob ainult ühe õlle. Paar läheb Gotlandile suhteid parandama. Esimesel õhtul vaatavad päikeseloojangut, joovad veini ja räägivad tunnetest. Teisel õhtul joovad rummi ja räägivad eksidest. Kolmandal õhtul magab mees sadamas paadis ja naine guugeldab, kuidas Rootsis lahutada. Paarmen küsib, mis te võtate? Purjetaja vastab, midagi kanget. Paarmen vastab, kas raske päev merel? Mees, ei, raske naine kaldal. Turist ütleb restoranis, see vein on kuidagi kuiv. Kelner vastab, nagu enamik suhteid, mis siin puhkusele algavad. Naine, kas sa oled kindel, et oskad selle jahiga Gotlandile minna? Mees vastab, mul on kaart, kompass ja sisetunne. Naine selle peale, sul on rummi, Google Maps ja suur ego. Purjetaja ütleb, suhted on nagu purjetamine. Aga kuidas? Alguses on kõik ilus ja tuul on õige. Siis keegi karjub, üks asi läheb katki, keegi joob liiga palju ja lõpuks maksad remondi ees sina. Mees ärkab Vispis võõras jahis. Küsib, kus ma olen? Naine kõrval ütleb, sa ütlesid eile, et oled kapten. Mees vaatab ringi ja sina uskusid. Naine selle peale, ei, aga baaris olid kõik teised madrused. Kohalik ütleb turistile. Gotland õpetab meest tundma. No, kuidas? Pane ta purjakale, anna talle liiga palju õlut ja vaata, kas hakkab navigeerima või ennast kapteniks kutsuma.
Naine. Sa ei kuula mind kunagi. Mees. Ma kuulan küll. Naine. Mida ma just ütlesin? Mees vaatab purje, vaatab merd ja ütleb, tuul on perses. Mees tuleb öösel paati. Naine küsib, kus sa olid? Sodomas. Kellega? Meeskonnaga. Mis meeskonnaga? Me purjetame kahekesi. Ja aga ma eile õhtu värbasin. Naine peale baaris käiku vispis. Me peaks suhte kallal tööd tegema. Mees. Nõus. Naine. Alustame aususest. Mees. Ausalt ma ei tea, kus meie laev on, aga rummi mul veel on. Mees ärkab Vispi sadamas. Pea valutab, naine vaikib. Mees küsib, kas ma ütlesin eile midagi halba? Naine, hei. Mees hingab kergendatult. Naine selle peale, sa laulsid seda. Paarmen küsib, kas üks veel? Mees vaatab naist, naine vaatab meest, mõlemad vaatavad purjekat. Mees ütleb, üks veel, suhe on niikuinii perses. Naine. Kallis, see reis muudab meid tugevamaks. Ja muutiski. Naine õppis sõlmi siduma, mees õppis vabandama, purjekas õppis vaikides kannatama. Vana purjetaja ütleb, poiss, naist ja merd tuleb austada. Poiss vastab, mis siis, kui ei austa? No siis üks neist uputab su, teine võtab su maja. Kuulge, aga elame veel.